Tere tulemast! Täna räägime millestki, mis puudutab meid kõiki ühel hetkel, 80-seks saamisest. Aga unustage kõik, mida te arvate sellest teadvad. Me vaatame, miks see aastakümne pole tegelikult mingi langus, vaid hoopis, sügav ümberkujunemine millekski täiesti uueks ja tähendusrikaks. See tsitaat tabab naela pea pihta, eks sulle. See on kõige selle algus, mis on lõpuks oluline. Ja just see ongi asja tuum. Me kipume mõtlema, et see vanus on ainult kaotustest, aga tegelikult on see pigem nagu suur puhastus. See on aeg, kus ebaoluline lihtsalt koorub maha ja alles jääb see, mis päriselt korda läheb. Niisiis, et sellest kõigest paremini aru saada, vaatame täna 5 peamist muutust. Kõigepealt see suur nihe meie sees, siis kuidas keha leiab endale täiesti uue rütmi, muidugi ka mõistuse uus fookus ja siis kuidas meie suhted muutuvad ja lõpuks see uskumatu vabadus elada siin ja praegu. Okei, esimene ja kõige olulisem punkt. Me peame muutma oma suhtumist. Unustame selle mõtte, et 80-ndad on lihtsalt nimekiri asjadest, mida sa enam teha ei saa. Tegelikult on see hoopis, keha ja vaimu tark kohanemine. See on protsess, mis laseb meil elada palju sügavamalt. Lähme nüüd edasi kõige käegakatsutavama osa juurde, füüsiliste muutuste juurde. Ja see kõik algab sellest, et su keha hakkab tööle täiesti uue sisemise kella järgi. Üks suurimaid asju, millega keha tegelema käib, on sarkopeenia. See kõlab keeruliselt, aga tegelikult tähendab see lihtsalt lihasmassi kiirenenud kadu. Ja see pole niisama mingi iluviga, see mõjutab otseselt su jõudu ja tasakaalu. Aga, ja see on oluline aga, see ei ole mingi paratamatus. Selle vastu saab ja tuleb tegutseda. Ja siin näeme, kui tohutu vahe on valikutel. On Toomas, kes püsib aktiivne, teeb jalutuskäike, natuke jõutrenni ja ta tunneb, et kontrollib oma elu. Ja siis on Raimond, kes on jäänud istuma ja isegi piimapaki tassimine on muutunud raskeks. See näitab nii selgelt, et asi on meie endi kätes. Ja vaadake seda numbrit. Üle 3 miljoni. Nii palju kordi jõuavad vanemad inimesed igal aastal kukkumiste pärast erakorralise. See pole mingi nali. See näitab, miks see jõu ja tasakaalu hoidmine on sõna otseses mõttes elutähtis. Iga kukkumine võib tähendada iseseisvuse kaotust. Aga see pole ainult lihased. Ka su energia ja uni muutuvad. Ja see on oluline. Su keha ei vee sind alt. See lihtsalt kalibreerib end ümber. Hommikud on energiat täis, pärastlõunal on vaja puhata, õhtul tuleb uni varem peale. Võti on selles, et ära võitle sellega. Tööta oma kehaga kaasa. Kuula teda. Okei, see oli siis keha. Aga mis toimub peas? Seal toimub samuti üks väga huvitav ja tihti valesti mõistetud ümberkorraldus. See on see klassikaline asi, eks. Sa ei mäleta, kuhu sa prillid panid, aga samas suudad näha lahendust mingile keerulisele probleemile, mida keegi teile ei näe. Miks nii? Sest aju ei tegele enam niivõrd uute faktide pähe tuupimisega. Selle asemel on ta muutunud, mustrite äratundmise suurmeistriks. Ta näeb seoseid ja suurt pilti, tänu aastakümnete pikkusele kogemusele. See lugu kartonist on lihtsalt ideaalnäide. 84-aastane insener. Ta ei mäletanud võib-olla kõiki numbreid peast, aga ta nägi disaini viga kohe ära. Ta ei mäletanud rohkem, ta mõistis rohkem ja selles ongi kogu vahe. Nii et mida siis teha? Ära võitle selle unustamisega, ole tark. Kasuta abivahendeid, kalendereid, märkmeid, telefoni meeldetuletusi. Delegeeri see tüütu pisiasjade meeles pidamine masinatele ja vabasta oma aju selleks, millest ta nüüd on parim. Suurt ideede, sügava mõtlemise ja probleemide lahendamise jaoks. Ja on täiesti loogiline, et kui su sisemaailm niimoodi muutub, siis muutub ka su väline maailm, eriti see, mis puudutab suhteid. Selles vanuses sa ei jaksa enam tegeleda tühja tähiaga. Sinu sotsiaalne energia on kallis vara. Sul pole aega ega tahtmist viisakusvestlusteks või suheteks, mis on püsti ainult kohusetundest. Sa januned autentsuse järele. Sa tahad päris asja. Ja see graafik näitab seda ideaalselt. Suured peod ja kuhustuslikud üritused ei aita. Aga sügav ja südamlik vestlus mõne lähedase inimesega, just seda. Fookus liigub täielikult kvantiteedilt kvaliteedile. Vähem inimesi, aga need, kes on olulised. Nüüd, kõik need muutused, kehas, meeles, suhtetes, viivad meid viimase ja võib-olla kõige vabastavama punktini. Ja see on sinu uus suhe ajaga. Psühholoogid kutsuvad seda aja perspektiivi muutuseks. Mida see tähendab? See tähendab, et sa lõpetad muretsemise selle pärast, mis võiks olla ja hakkad elama selle jaoks, mis on.
sa õpid ütlema ei asjadele, mida sa tegelikult teha ei taha ja teed seda ilma igasuguse süütundeta. Sest olevik muutub lihtsalt nii uskumatult kalliks. Võtame näiteks Ruby. Ta ei korralda enam iga kirikuüritust. Selle asemel hoolitseb ta oma rooside eest ja ta ütleb, et see on kõige vaimsem aeg, mida ta kunagi kogenud on. Ta ei loobunud millestki, vaid tegi ruumi millelegi palju olulisemale. Ta vahetas tegemise olemise vastu. Või mõtle Konstantsile. Pärast aastakümneid täiusliku pastori naise rollis hakkas ta 82-aastaselt kandma ärksaid värve, maalima ja ütlema välja, mida ta tegelikult mõtleb. Ja tead mis? Tema pere armastas seda päris teda. See on vabanemine. See on lõpuks ometi luba olla sina ise. Ja see vabadus ei tähenda ainult iseendale elamist. Väga tihti toob see kaasa ka sügava soovi jätta endast maha pärand, aga mitte raha või asjade mõttes. Pigem lugude, tarkuse ja väärtuste pärand. Nagu Artur, kes kirjutab oma lastelastele kirju, et jagada nendega oma elutõdesid. See annab sügava mõtte. Nii et see ongi see destillatsioon. Mulle väga meeldib see võrdlus. Elu ei jää väiksemaks, see muutub puhtamaks. Kogu müra ja ebaoluline kaob ära ja alles jääb muusika. See kõige olulisem essents. Mis siis? Võtame selle kõik kokku. Kui me lõpetame mõtlemise vananemisest kui allakäigust ja näeme seda kui arukat kohanemist, siis võivad 80-ndad olla üks parimaid aegu su elus. See on aeg nautida seda, mille sa oled välja teeninud, sinu tarkust, sinu vabadust, sinu iseolemist. See kõik näitab meile, et parim ei pruugigi olla selja taga. See võib olla alles ees, mitte rohkemate aastate, vaid sügavama kvaliteedi mõttes. Kvaliteedis olla rohkem sina ise kui kunagi varem. Ja see jätab meid mõtlema, mis on see muusika, mis jääb sinu elus alles, kui kogu müra on kadunud.